Anname ka 3 minutit lisaaega. Aitäh, lugupeetud Riigikogu juhataja. Täna arupärimine maapiirkonnad ja see on üks oluline südamelähedane teema nii mulle kui ka kogu EKRE erakonnale, et seal hakkama saamine ja toimetamine tähendab väga suurt Eesti riigi julgeolekut ja ka Eesti riigi eksisteerimist. Rene Kokk küsis ministrilt, et milline on Eesti 200 kui ka ühe valitsuserakonna poliitiline vaade tuleviku regionaalpoliitikast ja maapiirkondade hakkama saamisest ja selle elujõulisusest. Paraku ministrilt vastust ei tulnud ja needsamad vastused, mis ta 4 küsimusele arupärimise raames vastas, olid pandud kokku ministeeriumis, kuid kahjuks tuleb öelda, et väga palju oli mitmed faktivead olid sees seal, et oli poodide kinnipanekust ja toodi välja näiteid headest näidetest, kus kogukond võtab poepidamise enda peale ja toodi välja Lüganuse talupood, siis siin tuleb öelda, et Lüganuse talupood pandi 2,5 aastat tagasi kinni, et seda talupoodi ei eksisteeri ja tookordselt miks ta kinni pandi, oli just see, et olid kõrged sisendhinnad ja pluss veel elektri suurem ja inimeste ostujõu vähenemine. Et me võime räägime Kagu-Eestist, räägime Ida-Virumaast, et me ei saa neid hakata teineteisele vastandama, et tegelikult me oleme kõik üks Eesti ja me peame kõik igas regioonis hakkama saama ja piiriäärsest on Eesti julgeolek. Kui me neid piirkondi ei toeta, siis me ei saa mitte mingist julgeolekust juttugi olla, ei riigikaitselisest julgeolekust ega toidujulgeolekust. Nüüd riigi kohalolekust, et Ida-Virumaalt valituna siis Eesti 200 ministrid tahtsid kinni panna Jõhvi kohtumaja. Läbi suurte arutelude ja suurte vaidluste siin ka Riigikogus, kus opositsioonierakonnad juhtisid tähelepanu sellele, jäi see otsus tegemata. Samuti pandi kinni Kiviõli töötukassa kontor. Narvas pandi kinni SEB kontori või vastuvõtt. Ja minister räägib meile siin e-kaubandusest ja e-tellimisest ja e-poodidest, et tulgem tagasi selle juurde, kus minister ütles, et ühistransport, kui meil teed lagunevad nii, et augud on põlvist saadik ja ühistransporti pakkuv ettevõte on öelnud, et ta keeldub sõitmast bussidega külade vahel, et see lõhub busse ja see on rohkem kahjumlik, siis tulla välja mõttega, et hakkame e-poodidest tellima, et siis saab autodega tuua toitu maapiirkonda, siis teadmata seda või nägemata seda, mis maksab koju tellimine. Et jah, linnade ümbrus on see võimalik, aga lähed linnast 30 kilomeetri kaugusele, see ei ole alati võimalik. Kaugtöö, et teeme kaugtöökohad. Me ei ole suutnud internetigi viia igasse maapiirkonda ja tulla välja mõttega, et nüüd läheme kõik kaugtööd tegema, ei saa olla eriti ratsionaalne. Pigem on see selline hea nagu sõna, et nüüd hakkame kõik kaugelt tööle ja kui meie internet pole välja ehitatud ja me räägime sidekuludest, mis on Eestis vaata et Euroopa Liidu kallimad, siis kuidas see vaene maapiirkonna elanik saab teha kaugtööd seal. No ja kogu selle teema kokkuvõtteks võib öelda seda, et maapiirkondades hakkama saamiseks pead ikka väga rikas inimene olema, et kui sul on nüüd automaks sellega lajatatud, ühistransport ei käi, liiklusreform ei toimi, nüüd kütuseaktsiis tõusis, bensiiniaktsiis 1. maist, suvel tõuseb käibemaks.
maamaks tõsteti, mis otseselt puudutab maapiirkonna hakkamasaamist ja maapiirkonna inimeste elujõulisust. Nii et ministrile tuleb soovida jaksu ja oma poliitilise nägemuse ja ellu rakendamist, et ministeerium hakkaks tööle sellega ja meil oleks järgmistel arupärimistel võimalik saada täpsemalt teada, kuhu on jõutud ja mis on siis ikkagi need tegevused, et maapiirkondade eluolu parandada. Aitäh! Suur tänu!